Iraan esitas täna Donald Trumpile. Iraan esitas Donald Trumpile üsna karmi ultimaatumi ning Pärsia lahe monarhiad süüdistasid Donald Trumpi avalikult valetamises. Trump ise teatas, et sõda algab uuesti juba reedel. 22. mail Trump kinnitab, et on peaaegu Teheraniga kokkuleppele jõudnud. USA president teatas eelmisel päeval, et olevat edasi lükanud planeeritud sõjalise rünnaku Iraani vastu, mis pidi toimuma juba täna 19. mail. Ja väidetavalt tahtis ta ise väga rünnata, kuid Pärsia lahe riikide juhid, eelkõige Katar ja Saudi Araabia, helistasid talle ja hakkasid teda lihtsalt paluma, et ta ei ründaks Iraani. Samal ajal esitas Iraan Donald Trumpile nimekirja nõudmistest sõja lõpetamiseks. Ja iga korraga muutuvad need nõudmised üha karmimaks, sest nüüd nõuab Iraan kahjude hüvitamist, tunnistamist, et USA kaotas sõja ja Ameerika vägede täielikku väljaviimist piirkonnast. Aga tuumaprogramm jääb alles. Ja selle taustal teatasid Pärsia lahe monarhiate võimuesindajad täna tagasihoidlikult, et tegelikult nad ei ole Donald Trumpilt midagi palunud. Ja üldse pole nad viimastel päevadel temaga ühendust võtnud. Seetõttu tundub Trumpi väide, et nad on temalt midagi palunud, veidi kummaline. Pärast sõda teatas Trump, et jah, rünnak Iraani vastu võib-olla toimub juba sel reedel. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga kõigepealt palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja kirjutada ükskõik milline kommentaar. Ja enne kui alustame, hetk teie tähelepanu, sest see saade ilmub tänu platvormi Preply toetusele. See on Ukraina võõrkeelte veebipõhiste eratundide platvorm. Seal on umbes 100 000 õpetajat ja 90 keelt. See on ideaalne neile teist, kes näiteks elavad välismaal ja õpivad saksa, inglise, poola või üldse ükskõik millist keelt. Ja mis on teie jaoks väga oluline, praegu on neil esimesele tunnile 50% soodustust. Seetõttu on selle video kirjelduses link, millele klõpsates saate kohe 50% soodustust Aleksei Pitši YouTube'i kanali kaudu. Aga meie liigume edasi saate juurde. Nii, nüüd räägime kõigest järjekorras ja ma alustan. Alustame viimasest avaldusest, mis mind lihtsalt täiesti šokeeris. Donald Trump teatas täna, et sõda Iraanis. Varsti saab see väga-väga populaarseks. Niisiis, Trump väitis, et ameeriklased, idioodid, lihtsalt ei saa aru. Nad ei toeta sõda Iraanis ainult sellepärast, et nad ei saa aru, mille nimel seda peetakse. Edasi tema tsitaat. Mulle öeldakse, et sõda on väga ebapopulaarne, aga mina arvan, et see sõda on väga populaarne. Sest me sõdime selle nimel, et Iraanil ei oleks tuumarelva, millega nad võiksid näiteks Los Angelest hävitada. Kui me seletaksime seda inimestele, aga mul ei ole aega seda seletada, sest ma juhin seda sõda. Kas te saate aru, mis sellest tsitaadis on? Ta ütleb, need ameeriklased on ikka sellised, neile midagi seletada. Ei saa aru, järelikult on nad rumalad, kõik. Ja nemad arvavad, et see ei ole populaarne, aga mina arvan, et on populaarne. Nemad ütlevad, et ei saa aru, aga mul on ükskõik, et nad ei saa aru. Ma juhin sõda ja mul on ükskõik kõigest muust. Ja teate, siin on see huvitav tsitaat. Ta ütleb, ma juhin seda sõda. Ma tuletan meelde, tal ei ole enam Ameerika seaduse järgi õigust sõda pidada. Sõda tema enda sõnade järgi lõppes 1. mail. Sest lõppesid need 60 päeva, mil ta võib pidada sõjategevust ilma kongressi loata. Ja edasi ei ole tal isegi õigust kasutada seda sõna sõda. Aga Ameerikas on ilmselt midagi katki läinud. Ja nüüd võib Ameerika president lihtsalt kõigis seadustes täiesti mööda vaadata. Sülitada ameeriklaste peale, öelda, et teda ei huvita üldse nende rahaline seis. Nagu ta hiljuti ütles, see ei tee mulle üldse muret. Nad lihtsalt ei saa aru. See kari ei saa aru, mille nimel ma seda kõike teen. Vaata, kõik ütlevad mulle, et see pole populaarne, aga mina arvan, et see on väga populaarne. Kui nad kuulevad, et see on seotud tuumarelvadega, mis võivad Los Angelese hävitada, võivad väga kiiresti hävitada suuri linnu. Kui nad seda kuulevad, kui nad seletavad, ma ütlen sulle, kui me inimestele seletame, siis mul tegelikult pole piisavalt aega inimestele seletada. Ma olen liiga hõivatud sellega, et asi ära teha. Aga kui nad aru saavad, siis ma arvan, et see on väga ausalt öeldes väga populaarne. Aga olenemata sellest, kas see on populaarne või mitte, ma pean seda tegema. Ja pealegi... Et USA võib rünnata Iraani juba sel reedel, 22. mail. Ta ütleb, et muidugi loodab ta, et õnnestub. Ma arvan, et see on populaarne, rünnata. Aga pöördume tagasi tema varasemate, ütleme nii, avalduste juurde.
Trump teatas, et ta pakkus välja planeeritud sõjalise rünnaku Iraani vastu, mis oleks pidanud toimuma juba täna, 19. mail. Donald Trumpi versiooni kohaselt paluti tal väidetavalt Iraani rünnakust loobuda, isegi anuti teda. Katari emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Saudi Araabia kroonprints ja peaminister Muhammad bin Salman Al Saud ning Araabia Ühendemiraatide president Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Jätke kõik need nimed meelde, sest see on väga oluline. Edasi tsiteerin Trumpi. Need juhid pöördusid minu poole palvega lükata edasi homme kavandatud sõjaline rünnak Iraani Islamivabariigi vastu. Lähtudes oma austusest eespool nimetatud juhtide vastu, andsin korralduse kaitseministrile Pete Hegsutile, staabiülemate ühendkomitee esimehele kindral Daniel Kane'ile ja Ameerika Ühendriikide relvajõududele, et me ei vii homme kavandatud rünnakut Iraani vastu läbi. Samuti andsime neile korralduse olla valmis igal hetkel alustama täiemahulist pealetungi Iraani vastu, kui vastuvõetavat kokkulepet ei saavutata. Ja kohe pärast seda teatas Trump, et praegu käivad väga tõsised läbirääkimised. Tema väitel usuvad mainitud Pärsia lahe riikide juhid, et sõlmitakse kokkulepe, mis on täiesti vastuvõetav nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kõigile Lähis-Ida riikidele ja ka väljaspool seda piirkonda. Tehing hõlmab, ütleb Trump, Iraanile seatavat tuumarelva keeldu. Ja taaskord ütleb Trump ütles karikatuurselt, et kui seekord kokkulepet ei tule, siis, nagu ukrainlased ütlevad, saate veel näha. Kui seekord kokkulepet ei tule, siis, nagu ukrainlased ütlevad, olge valmis. Siis korraldavad USA kindlasti täiemahulise pealetungi Iraanile. Aga uskuge mind, seekord Trump väidetavalt ei bluffi. Varem jah, oli nii, aga nüüd kindlasti mitte. Vastuseks esitas Iraan ametlikult oma tingimused rahu sõlmimiseks Ameerika Ühendriikidega. Nimekiri osutus pikaks. Iraani tingimused hõlmavad kõike, alates sanktsioonidest kuni Ameerika vägede väljaviimiseni. Teherani uus rahupakkumine hõlmab sõjategevuse lõpetamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, Ameerika Ühendriikide sõjaliste jõudude väljaviimist Iraani lähedal asuvatest piirkondadest ning reparatsioone USA ja Iisraeli ning Iraani vahelise konflikti tõttu tekkinud hävingu eest. Ja see tähendab sisuliselt tunnistamist, et USA on kaotanud. Iraani välisministri asetäitja Qasem Gharibabadi ütles, et Iraan taotleb samuti sanktsioonide tühistamist, külmutatud varade vabastamist ja USA poolt kehtestatud mereblokaadi lõpetamist. Kui te jälgite uudiseid, siis olete juba aru saanud, et need Iraani tingimused ei erine praktiliselt eelmistest. Teherani ettepanekuid nimetas Trump eelmisel nädalal täielikuks jamaks ja ütles, et need on vastuvõetamatud. Seekord nad natuke muudavad neid tingimusi. Need on põhimõtteliselt täpselt samad. Aga Trump juba ütleb, et nad on tehingule lähedal, sest Iraan olevat järeleandmisi teinud. Kuid Iraan ei ole järeleandmisi teinud. Ja siin on üks probleem. Seda probleemi nimetatakse tuumaprogrammiks. Iraani agentuuri Fars andmetel keeldub Washington igasugustest kompensatsioonidest Teheranile tekitatud kahju eest. USA kavatseb samuti viia Iraanist välja 400 kilogrammi rikastatud uraani ning on nõus, et selles riigis töötab ainult üks tuumarajatiste kompleks. Lisaks ei ole president Donald Trumpi administratsioon nõus isegi 25% Iraani külmutatud varade vabastamisega ning sõja lõpetamise seob ta otseselt läbirääkimiste käiguga. Selliste tingimuste esitamisega püüavad USA saavutada eesmärke, mida neil ei õnnestunud sõja käigus saavutada, leiavad Iraani võimud. Nad märgivad ka, et USA ja Iisraeli agressiooni oht jääb püsima ka pärast seatud nõuete täitmist. Sellega seoses teatas Iraani võimude poolt toetatud agentuur Mehr läbirääkimiste ummikseisust. Ja nüüd kõige tähtsam. Seesama väljaanne Fars rõhutas juba 12. mail, kui avaldati Iraani 5 punkti, et Teheran ei naase USA-ga läbirääkimistele enne, kui kõik need tingimused on täidetud. Veelgi enam, Iraani võimud peavad oma nõudmisi minimaalseteks meetmeteks usalduse tugevdamiseks. Ja sellest ajast alates pole Iraani seisukoht tegelikult muutunud. Aga Donald Trump kord kuulutas rünnaku välja, kord kinnitas, et läbirääkimised lähevad hästi ja seetõttu ta rünnaku tühistab, kord lisas, et keegi justkui üritab teda milleski veenda. Ja nüüd kõige huvitavam.
Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi avaldus selle kohta, et otsus sõjaline löök edasi lükata Iraanis asuva objekti vastu tehti pärast Pärsia lahe Araabia riikide juhtide pöördumist. Osutus vähemalt pehmelt öeldes liialdatuks ja ausalt öeldes puhtaks valeks. Väljaanne Wall Street Journal otsustas helistada Trumpi nimetatud Lähis-Ida juhtide kantseleidesse. Ja nendes kantseleides teatati ootamatult, diplomaatiliselt ja vaoshoitult, et nad ei koordineerinud sellist algatust ega pöördunud Washingtoni poole võimaliku sõjalise operatsiooni edasilükkamise palvega. Veelgi enam, kõigis 3 riigis, Kataris, Saudi Araabias ja Emiraatides, teatati, et neil polnud üldse aimugi USA konkreetsetest plaanidest rünnata Iraani nimetatud perioodil ega ka mingitest taotlustest, mis oleksid seotud selliste tegevuste edasilükkamisega. Kõik, mida me arutame, sellest saadi teada meedia ja Donald Trumpi postituse kaudu, kus ta kinnitab, et kõik Pärsia lahe juhid helistasid talle ja lausa anusid. Palun, Tonni, lükka see rünnak Iraani vastu edasi. Aga nende juhtide kantseleides öeldakse, millest te räägite? Keegi ei helistanud kellelegi. Me ei teadnudki, et ta kavatseb rünnata. Nüüd saime uue kuupäeva. Nüüd ütleb Trump 22. mail ründame kindlasti. Kui kokkulepet ei tule, siis kindlasti ründame. No ma ei tea, juba võib panuseid teha, kas ründavad või ei ründa. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha annetuse kaudu, linkide ja rekvisiitide abil selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!